Tere hommikust! Järjekordne turundusamps on meil siin teie ees ja külaliseks on Kristina Samra, kes räägib, kuidas kirjutada selgelt, mis on minu üks südameteema ka olnud alati nende tekstide loomine turunduses, sest kuidas me muidu oma pakkumisi ja asju selgeks teeme ja klientideni jõuame. Aga hakkamegi siis pihta, et Kristina tutvusta ennast ja räägi, millest sul täna plaanis meile rääkida on. Tere hommikust, ilusat päikselist hommikut siit Tartust. Tulin ennast siia tuulutama ja natukene sellist värsket energiat juurde saama, nii et hästi hea meel on täna varahommikul sind siin näha ja sellest teemast rääkida. Ja mina siis olen väga pikalt töötanud tegelikult kommunikatsiooni valdkonnas ja nüüd siis toimetan täitsa iseseisvalt ja aitan selliseid selgeid ja häid sõnumeid klientidel luua. Ja samamoodi püüdlen ise ka oma isiklikus elus väga palju selle suunas, et ma oleksin aus ja ehe ja ütleksin päriselt neid asju, mida ma öelda tahan ja et see sõnum jõuaks ka selle teise inimese või inimesteni. Ehk siis minu arust see on üks kõige olulisemaid asju üldse, et inimesed suudaksid ennast vabalt väljendada ja naudiksid seda. Ehk siis tegelikult on mul kohe sulle siin üks küsimus, et kas sul on ka vahel tunne, et sa ei oska kirjutada? Lihtsalt nagu ei oska kirjutada. Minu käes absoluutselt on hea, et mul on selline tunne, et nii lihtne ennast vaata, nüüd kas või praegu võtsin juba käed appi, et ma saaks ennast väljendada, et nii lihtne kõnekeeles öelda oma mõtteid välja ja siis, kui ma panen need paberile, siis ma loen ise ja mõtlen appi, see ei ole ju see, kuidas ma tegelikult mõtlen. Ja mina tundsin enamuse kirjandustundidest ennast muuseas niimoodi koolis, et ma istusin selle tühja valge paberi ees, kus oli pealkiri kirjandi nimi siis ja istusingi ja vaatasin aknast välja või ma ei tea, mida ma tegin, aga igal juhul kõik teised olid juba ammu kirjutanud mustandi puhtandiks, kui mina ei olnud veel ühtegi sõna sellele mustandi paberile kirjutanud. Ja ma tegelikult arvasingi, et ma ei oska kirjutada, sest miks muidu ma nii viimasel hetkel, siis kui mitte mingit muud võimalust ei olnud, midagi siis paberile panin. Loomulikult ma sain kõik tehtud ja need hinded olid ka täitsa ju okeid, sest keeleliselt ja kõik olin ma väga tubli õpilane, aga lihtsalt see tunne jäi sealt meelde ja mida ma täna tahaksin sulle tegelikult välja tuua on see, et ei, mina ei ole sündinud kirjutaja ja võib-olla ei ole ka sina sündinud kirjutaja, aga see kõik on õpitav ja harjutatav ja tegelikult on meil kõigil võimalik jõuda iga päev järjest parema eneseväljenduseni nii suuliselt kui kirjalikult, sest mõni inimene kirjutab hea meelega, teine räägib hea meelega, aga mõlemal suunal on võimalik ennast arendada. Ja mina tegutsengi hetkel copywriterina, mul on ettevõtte Võlupliiats, toimetan ja tegutsen sellega ja tegelikult teen koolitusi. Ehk siis viimased paar väljakutset ongi olnud sel teemal, kuidas kirjutada tekste, sellised online väljakutsed. Ja miks ma need tegin, oligi see, et inimesed minu ümber ütlesid või kasutasid sellist lauset, et ma ei oska kirjutada. Ja siis ma mõtlesin, et appikene, et mis see tähendab? Et kuidas sa ei oska kirjutada? Tegelikult sa räägid eesti keelt, sul on sõnad, sa päriselt oskad ju kirjutada, et see ei vasta tõele. Ja siis ma tõmbasin kuidagi paralleeli sellega, et väga paljud inimesed ütlevad ka, et nad ei oska laulda. Ja tegelikult praktiliselt kõik inimesed oskavad laulda, kõik inimesed oskavad laulda, neil tuleb see hääl välja, nad oskavad laulda. Küsimus on lihtsalt selles, kui palju sa seda harjutad, praktiseerid, mis tehnilisel tasemel sa oled ja sellest kantuna siis mulle tundub, et on hästi oluline viia inimestena sõnumit ühtepidi, et see on okei, kui sa tunned ennast praegu veidi ebakindlalt, tegelikult on see õpitav ja arendatav ja sa oskad kirjutada. Lihtsalt on väga olulised nüansid ja minu valem on kindlasti kliendikesksus, ehk siis see teisele poole minemine füüsiliselt, reaalselt, mentaalselt ja visuaalselt. Et ma astungi siit arvuti tagant teisele pooleks, lähen siia ja kui ma nüüd saan selle teksti või selle sõnumi, siis mida ma sealt loen ja siis tulen siia tagasi ja proovin siis talle seda sõnumit ikkagi kirjutada. Ja teine asi on siis see, et tehnilised nüansid juurde, eks. Väga põnev, ma just vaatasin ühte copywritingu koolitajat ja siis tema rääkis, et tema teeb niimoodi, et ta paneb selga oma sihtrühma riided
ja põhimõtteliselt päriselt reaalselt, et oletame, et kui sa kirjutadki noortele, siis sa panedki selga ka reaalselt need mingid noortepärased riided ja kujutad täielikult ette, et sa oled see noor nagu, et ühesõnaga see on nagu näitleja roll mõnes mõttes see copywriting, et sa elad nagu oma sihtrühma kingadesse nii sisse. Ja siis, aga et see on huvitav, et sa praegu tõid selle näite, et sa lähed ka nagu nii-öelda teisele poole arvuti ekraani. Ja paned veel selle noorte mussi mängima ja siis oled teiega seal sees, eks, et aga jah, see teisele poole minek, et loomulikult ma ei tee seda nii-öelda füüsiliselt, praegu on hästi hea seda näidata, aga lihtsalt päriselt nagu, kui me visualiseerima õpime, me visualiseerime tänapäeval väga paljusid asju, endale öeldakse, et see on kõige parem ja kõige tõhusam tööriist üldse saavutada seda, mida sa soovid. Ehk siis samamoodi sa suudad visualiseerida seda, et kes see seal on, ta võtab selle lahti, ta alustab selle lugemist, kuhu ta jõuab selle tekstiga, millistele küsimustele tegelikult vastust otsib, ehk siis kes see on, mida ta vajab, mis mul on talle anda ja siis sealjuures see tehnika, eks, kuidas selleni siis lõpuks jõuda. Tehnilised nüansid on hästi-hästi olulised minu arvates, ja neid on võimalik õppida ja harjutada, aga minu arust on hästi oluline tulla selle nii-öelda isiku tasandile ehk siis iseenda juurde. Ehk kui panna väga-väga suur rõhk sellele, et kuidas see tehniliselt päriselt välja näeb kohe alguses, siis on hästi raske jääda sellesse kinni. Ja see, mis sinu sees tegelikult välja tahab tulla või see looming või see sõnum või see, mille järgi sul vajadus on või mida sa tahad öelda, võib sinna takerduda, et see on see, mida ma tegelikult hästi palju rõhutada tahaks, ehk siis kas ma olen aus, kas ma olen ehe, mida ma tahan endast välja anda, mis on see sõnum minu sees ja alles siis hakata seda vormima, sellepärast et muidu võib see protsess lihtsalt kohe alguses väga tugevalt takerduda, vähemalt mul on nii. Et lihtsalt kõik alguses välja ja alles siis see tehniline nüanss sinna juurde, et mis on see, mida mina tahan kirjutada või mis on see, mida ma tahaksin tegelikult praegu öelda. Kas ma olen aus, kas ma olen ehe, kas minu sõnum, kas selles on tegelikult sisu sees, või ma tahan jõuda juba sinna lõpp-protsessi. Et see kirjutamisprotsess on ka tegelikult hästi juppideks lahti võetav ja kõik see, kuidas ennast väljendada, kuidas olla aus, ehe, autentne on kõige-kõige esimene samm üldse. Ja siis alles tulevad need tehnilised nüansid, see vormimine, see mingi struktuur, mingi kaasraamatul, eks. Et mina hästi-hästi nagu hindan seda ja harjutan seda ja õpetan seda ja pean seda hästi oluliseks. Ja vahel on ka see, et ma ei panegi mingit vormi, ma ei panegi mingisugust raami, ma kirjutangi täiesti tühjaks ja lasengi lihtsalt voolata, sest see sõnum või see sisu on nii sügav ja nii ehe, et igasugune raamimine võtab selle sügavuse sealt ära, nii et täiesti okei on minu arust sotsiaalmeedias ka ju rahulikult, me jagame erinevaid inspireerivaid postitusi, me räägimegi lihtsalt nii nagu tuleb, olemata siis nii-öelda kuidagi vormis, raamis, kuidas täpselt peab. Ja oma koolitustel ma ka tegelikult olen välja toonud seda, et kui sul on see koma küsimus ja sa selle pärast jätad ennast väljendamata, siis palun ära tee seda, unusta see koma lihtsalt ära, unusta see reaalne struktuur ära, mis sind takistab ja lihtsalt ütle. Kõige olulisem on see, et sa ütleksid ja väljendaksid ennast. Ehk siis see eneseväljenduse pool, see kliendikesksus kokku loovad selle, mis siis tegelikult loeb. Ja tihtipeale inimesed ütlevad, et me ei oska kirjutada, aga miks me siis arvame, et me ei oska kirjutada, sest meil on erinevad piiravad uskumused tõenäoliselt, meil on selline halb eelnev kogemus. Üks klient tõi välja koolitusel näite, et ta kirjutas väga hea teksti koolis ja mingisuguste siis koma või muu vigade pärast ta sai 4 ja ta tundus, et terve tekst on täiesti mõttetu. Ja selle tunde pealt see inimene siis elab praegu täiskasvanuna ja tõenäoliselt jätab mingid kohad välja ütlemata mingites kohtades ja kirjutamata neid asju, mida tegelikult tahaks öelda. Eks me kardame neid samu vigu uuesti teha. Meil on seda vähesest enesekindlust, sellist enesetundmist, me ei tunne ennast piisavalt julgena, piisavalt enesekindlana, me ei tea täpselt, mis meie sees toimub ja kuidas me tahaksime seda välja panna. Loomulikult see läbikukkumise hirm ja perfektsionism, mida ma näen, on hästi valus teema, et kõik peab perfektne olema. Aga see on liigne nõudlikkus ja selline täiusliku teksti ihalus tihtipeale pärsib ikkagi väga palju seda, mida sa lõpuks sealt välja annad ja kas sa üldse annad või võib-olla jätadki nagu üldse ütlemata. Et kui siin nagu mõelda ka kõik kuulajad ja vaatajad siin, et siis kas tegelikult sinul on mõni uskumus või mis sind piirab? Kas on mõni uskumus, mis piirab? Kas sina oskad kohe, Marika?
No ongi, ma arvan, ma ütlen siis niimoodi nagu otsekoheselt, et kooli poolt ära peedistatud ja tükk aega tuli tegeleda sellega, et ma ei oska kirjutada tegelikult. Ja, et tihtipeale need on ja siis lihtsalt nagu märgata neid ja küsitlema hakata neid, et miks ma arvan, et ma praegu ei saa selle asjaga hakkama või miks ma arvan, et ma ei suuda seda sõnumit sellisel kujul paberile panna, et alustada sellest ja sealt edasi liikuda. Ehk siis selline psühholoogiline plokk on tihtipeale eneseväljendusel ees. Ja võib-olla olete ka tähele pannud, et me tegelikult ei väljenda ennast tihtipeale vabalt ka suuliselt. Me ei ütle täpselt seda, mida me soovime saada. Et me nagu ütleme seda siis kuidagi nagu poolikult või kas siis ego piirav või siis selline enesekindlus on puudulik või et kõige lihtsam näide kodust, kõige nii-öelda elulisem, et ma ütlen, et mul on külm ja kaaslane ütleb, et tal on küll suve. Tegelikult ma tahtsin öelda, et mul on külm, kas annaksid mulle selle pleedi palun või et ma tahaksin seda pleedi. Ja ma ei ütle seda sellisel kujul, vaid ma kuidagi siis midagi väljendan, mõtlemata siis sellele, et kuhu ma tegelikult tahan jõuda, mida ma tegelikult päriselt tahan öelda. See on nii-öelda ka suulises eneseväljenduses hästi hea koht, mida jälgida ja vaadata, et mulle hästi meeldivad need sellised mõttemängud, et kas ta tegelikult küsib mu käest seda, mida ta tahab minu käest teada, et ma vahel mängin oma kaaslasega seda mängu ka, et oota, kas sa tegelikult tahad teada seda asja, et sa küsid hästi nagu üldiselt, et kuidas läheb, aga tegelikult sa tahad teada, et kas sellega sai kuhugi maani tehtud need asjad või ühesõnaga, mis iganes, et me ei väljenda ennast selgelt ja seda tasuks jälgida. Kas see ongi siis hästi seotud ka kirjutamisega, et kui ma ei väljenda ennast ka sõnaliselt selgelt, ütlengi, et mul on külm, tegelikult tahan hoopis pleedi, kas see tegelikult väljendub siis ka minu tekstides? Ma arvan küll, sellepärast, et see kõik saab ju sinust endast alguse, et kui sa ei suuda nagu selgeks teha, mida sa tegelikult tahaksid öelda, siis sa ei ütle ka seda lõpuni välja. Ja sellest lähtuvalt muutub ka see tekst selliseks mitte siis nii selgeks ja nii suunitletuks ja see inimene ei pruugi aru saada, mis sa tegelikult talle öelda tahtsid. Et mida sa tahtsid, et ta teeks selle tekstiga või selle infoga või kuhu sa tahad teda juhtida või suunata, et kui sa seda läbi ei mõtle või seda läbi ei tunneta, et siis see sõnum ei ole nii selge. Mind on nagu hästi palju, ma ütlengi, et ettevõtjatena või üldse nagu, kui me alustame ettevõtlusega ka, siis sõna müügimees ja müük kõlavad natuke, ma ei tea, kuidas teistel te võite kirjutada kommentaari, meil on siin väga huvitavad kaasamõtlejad, ütlevad ka, et kooli poolt on saanud seda uskumust, et ei oska kirjutada, mis on tegelikult väga-väga kurb on ju, aga õnneks seda uskumust on võimalik muuta. Aga just nimelt, et minul oli ka see takistus, et ma ei taha nagu müügimees olla või agressiivne oma müügi poolest või kuidagi, ma ei taha müüa. See natukene kajastub selle sama küsimusega, et ma ütlen, et mul on külm, aga ma võiks ju tegelikult otse küsida, tulate mulle see pleed, on ju. Aga mis mind sellest takistusest endal mentaalselt aitas üle saada, oli see, et kui ma tekste kirjutan, siis ma just niisuguseid reklaamtekste, on ju, kus ma tegelikult tahaks, et inimesed osaleks või ostaks või teeks midagi, mis mina soovin, et nad teeksid, on ju. Et siis ma mõtlen selle peale, et ma tegelikult tahan neid aidata, ma aitan inimesi. Ja see nagu ümberhäälestatus teebki mind rõõmsaks ja kompleksivabaks ka müügi osas, et ma ei karda nagu seda müüa, sest et tegelikult ma tean, et see, mida ma müün, see on väärtus, on ju, ja ma tegelikult ju aitan inimesi läbi selle. Just, et mina täpselt samamoodi seda sõna kasutan ja seda sõna ka siin tahan täna kindlasti uuesti välja tuua ja rõhutada, et sul on midagi, mida tema vajab, mis võib teha ta elu lihtsamaks, mis võib teha ta tervise paremaks, mis võib-olla mõnel juhul võib päästada elu, ehk siis sinu ülesanne reaalne kohustus on tegelikult aidata teda. Ja täpselt sellest sõnumist kantuna saavad kõik su tekstid, esinemised, sõnumid, kirjad, kõik asjad olla. Et kui sul on, miks sa siis ei anna talle? Ja inimesed tegelikult tahavad üksteist aidata ja sina ju tahad ka kedagi aidata. Nii et see on kindlasti see, mis müügis, ma arvan, aitab väga palju. Ja mis ma tahaks veel puudutada siin selle psühholoogilise poole peale, on hästi oluline küsimus, nähtamatu või nähtav. Ehk siis, kas ma tegelikult olen energeetiliselt valmis ennast jagama? Kas ma olen valmis nähtav olema? Kriitikat siis saama, tagasisidet saama ja mida ma kardan rohkem, kas olla nähtamatu või olla nähtav? Ehk siis sellest sõltub väga palju tegelikult see, millise laengu sa sellele sõnumile annad või oma tekstidele või üldse iseenda väljapanemisele, sest ka tekst on eneseväljendus igal juhul.
mina räägin siin praegu, ma väljendan ennast, aga samamoodi tegelikult, kui ma panen kirja, siis see on täpselt samamoodi veel vahel isegi veel nagu siiram intiimsem nii-öelda eneseväljendusviis. Ehk siis, mis siis päeva lõpuks on hullem, kas olla nähtamatu või olla nähtav? Ja tihtipeale me peitume selle ameti taha või asutuse taha või mõne brändi taha, eks, ja siis, kui peaksime justkui ise enda nimel midagi kirjutama või rääkima, siis seda enesekindlust seal ei ole, et tasuks nagu korraks nagu vaadata, et kus see julgus ja see autentsus nagu sinust endast kui inimesest tuleb ja siis tuua seda tagasi loomulikult ka sinna brändi või ameti või asutuse poolele. Aga et lõpuks see nii-öelda iseendaga kontakti saamine on hästi-hästi oluline ja kas sa tahad olla nähtav ja jõuda selle sõnumiga kuhugi. Sellest ma juba rääkisin, et võiks minna teisele poole ekraani, ehk siis kui sa kirjutad tekste, me kirjutame tänapäeval enamjaolt ikkagi arvutis ja me saame reaalselt selle harjutuse läbi teha, et kui sa nüüd lähed teisele poole ekraani, et mis siis sealt siis välja tuleb ja see energeetiline laeng samamoodi. Aga üks hea mõte on ka see, et sa eemaldud sellest tekstist just emotsionaalselt, et see ei ole sinu tekst, see on see täpselt sama aitamise koht, eks. Et sa eemaldud sellest tekstist, sul on midagi, mida on öelda ja sealpool on keegi, kes tegelikult tahab seda kuulda ja sinu peamine ülesanne on öelda, mida ja miks tal on vaja teada. Ehk siis minna siis mingit lahendust pakkuma ja tal on probleem, sul on lahendus, sinu asi on teda aidata. Ehk siis sa eemaldud sellest tekstist emotsionaalselt. See ei ole justkui nagu mingi sinu elu parim luule, mida sa siin tahad välja anda ja kuskil konkursil kandideerida sellega, vaid sa päriselt lähed seda probleemi lahendama, et see lahenduskesksus on minu arust hästi oluline tekstide juures. Nüüd inimesele keskendumine, see kliendi kesksus, tajud on hästi erinevad tegelikult puudutada, öeldakse, tuleks kõiki erinevaid inimesi, kui sa tegelikult tahad oma sõnumitega jõuda kuhuni, siis saab olla kõiki meeli puudutav, näiteks see, et on või selliseid nii-öelda olulisemaid meeli puudutav see tekst võiks olla, et sa näed, et sa kuuled, et sa tunned. Näiteks üks tekst, ma just toredamaid ja nii-öelda edukamaid reklaame oli näiteks järgmine. Kas sa soovid liikuda imelise muusika saatel? Tunda pingeid leevenemas ja näha, kuidas sa muutud järjest tugevamaks, paindlikumaks ja õnnelikumaks. Tule minu body balance'i tundi. Ehk siis muusika kuulmine, see puudutab neid inimesi, kes on nii-öelda kuulmisele orienteeritud. Samamoodi siis sa tunned, et su pinged leevenevad ja sa näed, et sa muutud õnnelikumaks, sest sa võib-olla naeratad rohkem või sa oled paindlikum, sa näed reaalselt, et sa ulatad kuhugi minna, et siis see kõiki meeli puudutav on selline üks võimalus või vähemalt siis erinevates sõnumites seda proovida. Ja räägitakse ka sellistest inimtüüpidest, et on emotsionaalsed inimesed ja on infole ja faktidele ja tulemustele orienteeritud inimesed, ehk siis oma sõnumites jällegi me tüüpiliselt me kirjutame nii, nagu me ise, eks tahaksime asju teada ja lugeda ja mis meid puudutavad. Kui sa tegelikult tahad ikkagi endale kliente saada ja kõiki võimalikke kliente puudutada, siis see sõnakasutus või see, mis neile korda läheb, on hästi erinevat. Emotsionaalsetel inimestel on siis see, et kas mul on hästi ja mu lähedastel on hästi, kas see pakub mulle naudingut, emotsiooni, mingit lahedat, ägedat elamust. See on selline emotsionaalne pool, millele rõhuda. Ja teine pool siis, et kes siis tahab fakte, kes tahab numbreid, protsente, kes tahab siis sellist tulemust, eesmärki, kuidas ma saavutan selle, et sellised erinevad nüansid siis, millele tähelepanu pöörata, et mis aitavad edasi tegelikult väga-väga liikuda. Mis mind hästi aitab, on see, et ma ei alusta tõesti sellest tehnikast ja vormist, vaid ma alustan sisust. Ehk siis ma kirjutan tegelikult lihtsalt, ma teen selle kotisuu lahti, ma avan selle kanali ja kirjutan kõik lihtsalt robustselt paberile. Mu hind tõuseb nagu so what on ja mul on tegelikult kõige parem teenus. Ära pane siis sinna emaili kohe selle saaja nime võib-olla, kellele sa tahad kirjutada, aga lihtsalt sellele paberile, et nagu, aga mul on kõige parem asi üldse, sest seepärast see konkurendid ei jõua ligi lähedalegi. Ühesõnaga lihtsalt sa ütled kõik välja, mis tegelikult sa tahad öelda ja siis sa hakkad seda ilusamaks ja pehmemaks vormima ja selliseks nii-öelda söödavaks ja talle selget ilusat raami ümber andma. Ja loomulikult, mida sa tahad, et see inimene pärast seda teksti lugemist teeks. See on ka kõige olulisem, et see eesmärk on kogu aeg meeles. Eesmärk. Kellele sa kirjutad ja miks sa talle kirjutad? 2 kõige olulisemat küsimust üldse.
Ja paar ägedat nippi on veel siin, et öeldakse, et sa võiksid suhelda oma publikuga, nagu nad oleksid lapsed. Mitte, et sa alavääristad neid kuidagi või nende intelligentsuses kahtled, aga kui sa ikkagi nagu räägid või kirjutad näiteks 10-aastasele, siis sa ju oluliselt lihtsustad oma lauseid, sa keskendud kogu aeg sellele, et kuidas ta paremini mõistaks seda ja kuidas ta saaks rohkem aru sellest. Sest inimesed tahavad mõista, nad tahavad tegelikult aru saada, mis sa neile kirjutad. Ja kui sa kuidagi lihtsustad, siis see on hästi hea viis. No, ma koolitusel palusin ka praktilise harjutusena kirjutada üks e-kiri siis 3 erinevale, üks ja sama sõnum 3 erinevale vanusegrupile ja nii-öelda üks oli kolleegile, üks oli siis emale, üks oli 10-aastasele lapsele. Ja mulle tundub, et kõige enam nagu raskusi valmistas see 10-aastasele lapsele kirjutamine, sest see tekst oli ikkagi täis neid veidraid sõnakasutusi, pikki sõnu, selliseid nagu, sa elu sees ei räägiks tegelikult selle 10-aastasega niimoodi, aga vaata, kui kirjutama pead, siis sa ikkagi kirjutad kuidagi, et kõik oleks hästi ilus ja hästi korrektne ja hästi palju tähtsaid sõnu ja kuidagi ei osata lihtsustada, et kui sa lihtsustad selle ära ja siis lisad pärast hiljem võib-olla midagi juurde sinna, on märksa kindlam kohe, et palju rohkem inimesi saab sellest aru ja see info jõuab meile kohale. Siis millest räägitakse on veel see, et ühelauselised lõigud. Mulle alguses tundus hästi selline segane või kuidagi nagu tekst läheb jube pikaks. Ma korraks näitan, mida ma mõtlen. Ehk siis see eesmärk on see, et tegelikult iga lause järel on tühik. Näiteks kui sa kirjutad e-kirja või sotsiaalmeedia postitust, sest inimesed siis loevad, jäävad seisma, mõistavad ja lähevad edasi. Et üks ingliskeelne tekst, ma korraks näitan sulle ekraanil, milline see välja näeb, siis on sul võimalik näha seda. Kas sa näed mu ekraani hetkel? Jaa, on küll näha. Jaa, siin on näha, eks, et see on küll ingliskeelne tekst, aga et sa loed ühe lause ära, siis sa lähed edasi ja siis sa loed jälle järgmise ja siis loed jälle järgmise ja sa nagu pausi vahepeal, sest inimesed loevad lõikude kaupa, otsivad tuttavaid sõnu, nii-öelda valivad neid, mis neid kõnetab, midagi on bolditud, midagi on alla joonitud. Ehk siis tegelikult see väldib või annab võimalus, et ta tegelikult loeb võib-olla ikkagi rohkem ja neid rohkem sõnu ja olulisi lauseid jõuab temani. Ehk et ei jää midagi olulist tähelepanuta. Et see on üks äge nipp minu arust, mida kasutada. Lühikesed laused, pikki sõnu ei ole vaja kasutada ja selline lihtsus ja selgus tuleb läbi selle, et sa päriselt mõtled, kes see on seal ja mida ta vajab ja et ta on võib-olla 10-aastane ja siis loed kõva häälega selle teksti endale ette, mis mind hästi aitab. Ma loen alati oma tekstid kõva häälega endale ette, kui mul on mingi lühike reklaam, võib-olla mingisugune sõnum või on pealkiri või on mõni pikem ilusam tekst, siis kas ma takerdun kas kuskilt nii-öelda jääb see voolamine katki, et ma ise justkui nimetan seda, et ma liimin teksti kokku, et proovi ka seda tehnikat, sa justkui hingad sisse ühe lause, hingad välja teise lause, et see selline sujuv või see liikus aitab selle teksti kokku siduda. Et kui kuskil takerdub, järelikult on see koht, kus muuta ja hakata edasi liikuma. Ja kui mul on keeruline hakata kohe kirjutama, siis ma panen vahepealkirjad või mingid pointsid või avan üldse dokumendi ja panen lihtsalt pealkirja sinna, lähen sellest dokumendist eemale, teen midagi muud ja tulen siis hiljem tagasi ja ma justkui avan selle võimaluse, et miski hakkab otse välja tulema ja saab selle võimaluse välja tulla. Ja loomulikult kirjutan ma asjad siis valmis, kui on kirjutamise tuju, sest meil ei ole iga päev kirjutamise tuju. Aga kui see kirjutamise tuju peale tuleb, siis tasub kõik postitused ja kõik asjad korraga valmis kirjutada, sellepärast et muidu seda järgmist tuju oodata võib minna päris pikaks. Ja mis mind veel aitab loomekriisist üle saada, on see, kui ma vahetan keskkonda. Näiteks praegu ma olen Tartus, muidu ma elan Tallinnas, aga tulingi Tartusse, sellepärast, et mul on siin vaja paar asja valmis kirjutada, mul on paar esinemist ette valmistada ja kuidagi see keskkonnavahetus hästi aitab. Lähen kohvikusse, kui ma olen Tallinnas või kuskile mujale ja väga-väga aitab. Hommikul kohe tegemine aitab mind vahel, kui nagu üldse ei tule mingil muul ajal, siis hommikul värskelt ärkan ülesse, võtan selle võib-olla banaani, väikse vee, lähen istun arvuti taha ja siis muud asju lihtsalt ei ole veel sisse tulnud. Ja see värske hommik annab selle hästi hea võimaluse kirjutada seda, mis tegelikult seest suleb, sest mitte miski muu ei ole
sind veel sellel hetkel kuidagi endast eemale viinud või sind häirima hakanud. Ja ma ei saa üle kõige olulisemast, mis on liikumine ja trenn. Sest pea või keha ei lõppe siin ära, et see pea ei ole kehast eraldi. Ja see kõik on üks tervik ja kui ei pane keha liikuma, ei pane seda energiat liikuma, siis ei voola ka need mõtted ja need sõnad siin peas, et see on üks tervik, eriti kirjutamise juures samamoodi. Ja ka siia koolitusele ettevalmistuses loomulikult ma liikusin, võimlesin, raputasin ja tõin energia üles selleks, et üldse lasta voolata sellel, mis välja tahab tulla ja ma arvan, et see on hästi-hästi oluline, mida meeles pidada. Ja nagu üldse ei taha kirjutada, on see jonn peal, no ma lihtsalt ei taha. Ja siis ma annan sellele jonnile vahel järgi. Ja eemaldungi, teengi selle pausi, öeldakse, et kui sa lased sellel emotsioonil olla, mis sul on, siis see lihtsalt on ja siis läheb ära. Ja nii juhtubki, et vahel sellele jonnile järgi andmine, et ma ei taha, aitab mind küll vähemalt. Ja üks viimane nipp veel, et 5 sekundi reegel, ma ei tea, kas sa oled kuulnud sellest, on Mel Robbinsi 5 sekundi reegel, et aju ei jõuaks vabandusi otsima hakata, miks sa ei peaks midagi tegema, siis sa loed nagu kosmosesüstik 5, 4, 3, 2, 1 ja tõused püsti. Lähed siis kas trenni või lähed nõusupesema või hakkad selle tekstiga lihtsalt pihta ja selline stardi andmine annab tohutult palju juurde sulle seda hoogu ja võimalust liikuma hakata. Ja ma arvan, et inimesel ei jää meelde niivõrd see siis, mida sa ikkagi täpselt ütlesid või milline su hääl oli või mis sul seljas oli, võrd see, mis tunde sa neist tekitasid. Et see tundele keskendumine on hästi-hästi oluline, ma arvan. See, millist tunnet sa tegelikult inimesest tekitad. Ja kui sa mõtled kas või selle peale, et milline oli su viimane tunne, kui sa tulid trennist näiteks või käisid õues jalutamas, see oli nii hea, keha oli nii mõnus. Kuidagi nii rahulik oli olla, ma olin nagu nii õnnelik ja nagu nii energiat täis. Ja siis, kui sa sellele tundele keskendud ja selle pealt lähed liikuma, siis on märksa suurem tõenäosus, et sa jõuad uuesti sinna trenni. Nii et millist tunnet sa soovid oma lugejas tekitada? Ma arvan, kui sa sellele mõtled ja sellest lähtud, siis sa jõuad väga kaugele. Aitäh! Väga lahedad mõtted. Siin kommenteeritakse ka, et see hommikul kirjutamise mõte oli nagu rusikas silmaauku. Ma nagu tõesti, et enne kui sa oled jõudnud oma päevas ehkeldustesse minna, siis puhtama mõnusa energia lähed. Ja mõned küsimused on siin ka, et see tänapäevane kuum tööriist, mida siis peaaegu juba kõik kasutavad, vähemalt tundub niimoodi minule küll, on see ChatGPT. Et kuidas sinul sellega suhe on? Kas sa ise oled nagu tegutsenud juba sellega ja küsimus ongi see, et kuidas see aitab tekstide kirjutamisel? Mul on sellega nii ja naa suhe. Ma olen seda proovinud, ma olen katsetanud, ma olen sealt saanud erinevaid ideid. Näiteks ma arvan, et aitab hästi, kui sa tahad mingid ideid, näiteks mingi teema artiklite kirjutamiseks või sotsiaalmeedia postituste loomiseks, siis ta annab minu arust väga palju selliseid ideid, mõtteid, struktuuri, vormi, kõike seda, millest siis lähtuvalt edasi oma sõnumit kirjutada. Aga minu enda jaoks jääb sealt sellest hingest või sellest sügavusest puudu, sest seda ei olegi ju seal. Ja see ei ole see originaallooming. Et väga-väga hea tööriist, kui sul on pea täiesti tühi ja mitte midagi ei tule. Aga mina kirjutan tänasel päeval küll oma teksti ikkagi ise ja kasutan seda nii-öelda tööriistana ja abivahendina, sest kui ainult sellesse kinni jääda, mulle tundub, et jääb see inimlikkus või see soojus sealt puudu ja see sinu isikupära ikkagi lõpuni. Kuigi ta õpib sinu moodi kirjutama, eks, kui sa põhjalikult teda juhendad ja instrueerib, siis praegusel hetkel jääb mulle ikkagi sealt see puudu ja ma tõesti loodan, et see ei asenda inimesi mingil hetkel täismahus. Nii et ma suhtun kerge sellise tagasihoidlikkusega sellesse teemasse. Ja mul on ta tegelikult iga päev arvutis lahti, et ma nagu päris tihti just nimelt selle ploki nagu eemaldamiseks, et nüüd nagu mul ei ole ideid, on ju. Või ütleme, et ongi, et pea nii igasugused muid mõtteid täis, aga tegelikult ma peaks keskenduma ja midagi nagu hakkama nüüd kirjutama mingit järgmist reklaami juppi või midagi. Ja siis ma lihtsalt annan talle käskluse ja siis ta kirjutab selle valmis, aga ma olen
ülimalt nõus sinuga, et esiteks, kui sa ei ole ennast nagu kurssi viinud või ennast harinud või harjutanud nende nippidega, kas või mida sina praegu rääkisid, need samad copywritingu nipid, et kirjutada lihtsas keeles, kasutada lihtlauseid, panna need lõigud seal niimoodi mõnusalt vahele ja et kui sa ei tea neid ja sa lihtsalt võtad selle copy-paste, mida see tehisintellekt sulle valmis vormib, siis seal ei ole tõesti seda elu sees. Aga mind ongi ta aidanud sellega, et kuna ma olen ise nagu neid copywritingu koolitusi võtnud ja tõesti nagu sellest teemast huvi tundnud ja ennast harinud, siis ma tean, kus ta nagu eksib, kus ta üle paneb. Ta paneb hästi palju üle minu meelest nagu seda. Palun tal kirjutada, et kuule kirjuta nagu sa oleksid, ma ei tea, Gary Halbert, mingi kuulus copywriter, annan talle sellise käskluse, siis ta nagu võimendab seda nii üle ja võib-olla ameeriklastele see läheb peale, aga ma tean, et Eesti kultuuris see ei töötaks, et ühesõnaga kindlasti seda ei saa copy-pastena kasutada, aga jah, et aitab nendest plokkidest nagu üle saada, et üldse ei teid saada. Ma olen hästi nõus sinuga, et ma täpselt samamoodi tegelikult mõtlesin või jagasin ka oma arvamust siin kellelegi, kes ka veel parem küsis, et kui sul on see oskus juba, sa oled harjutanud, sa tegelikult tead, kuidas see käib ja siis sa võtad selle appi, et 2 asja koos töötavad hästi. Aga kui sa alustad nullist ainult sellega, siis see ei ole nii. Ma olen näinud inimesi, kes on praegu teinud kahjuks niimoodi selliseid postitusi, väga olulisi postitusi, kus tegelikult neil on oluline see esmamulje, sest kui sa tuled mingi uue toote, uue asjaga välja, siis tegelikult see, kuidas sa seda väljendad, on ju tegelikult ülimalt oluline, sest et sa ei saa sama asja, sa saad sama asja mitu korda ka öelda, aga ikkagi see esimene sõnum on oluline ja kahjuks ma olen näinud selliseid kopeeritud tekste tehisintellekti poolt ja ma mõtlen, miks ta niimoodi tegi, et miks ta ei pannud nagu sinna oma iseennast sinna sisse, seda hinge sinna sisse, et tegelikult see on tajutav, kas sul on energia taga või ei ole nagu. No täpselt, mis laengu sa annad sellele. Ja teiseks ütleme nii, et kui sul on ikka väga-väga samas valdkonnas konkurent, siis ma olen sellele mõelnud, et väga huvitav oleks lugeda 2 erineva inimese täpselt samasugust teksti, et jah, loomulikult need ideed või need faktid ja kõik need on, millele me tugineme, on sarnased. Aga igal ühel on oma isikupära ja mitte keegi teine ei saa tegelikult sinu sõnumit kirjutada sinu seest välja, seda ei saa konkurentsina. Eve küsib siin sellist küsimust ka, et mida sa soovitad, kas sina vormis lähenemine või meie vormis lähenemine? Kirjutised, mis aina rõhutavad sina vormis on justkui osutamine pidevalt kellegi teisele, et temal on probleem, mida mul kui kirjutajal justkui pole. Hästi hea küsimus. Mul on tulnud varem küsimus, et sina või teie, aga sina või meie on ka päris huvitav lähenemine. Ma ise kasutan sina vormi küll, sellepärast, et ma olen saanud ka tagasisidet, et justkui siis tekiks tunne, et ma räägin justkui selle sama isikuga, kes seda siis loeb või näiteks koolitusel, et inimene ütles, ta tajus väga selgelt, et ma räägin justkui temaga, kuna ma kasutan sina vormi. Aga samal ajal ma kogu aeg jälgin seda, et ma ikkagi tooksin välja enda, nagu sa märkasid ka siin esinemises, ma tõin välja, et kuidas mina kirjutan või mida mina kasutan. Ja kui sa oma tekstides või kui need on sellised nagu kirjeldavad või natuke rohkem avavad, räägid sellest, milline on minu kogemus olnud, ehk siis sa tekitad selle autoriteedi või selle usalduse ja sellest lähtuvalt ma arvan, et see võib ka sind aidata ja tee nii või tee nii või tee nii, siis on see tõenäoliselt hoopis teise mõjuga. Kui see, et sa tõesti kohe hakkad ütlema, et sa peaksid tegema nii. Ja samas see meie vormi kasutamine ja vahel ta on hea on pehmendada, aga jällegi meie vorm näiteks võib-olla see meietamine ei ole ka nagu lõpuks liiga konkreetne, et kas sa tegelikult tahad öelda talle, et kuule, ma sain tegelikult sellest väga palju abi, et ma arvan, et sa peaksid ka seda proovima, siis see mõjub väga selgelt ja väga konkreetselt versus see, et me kõik võiksime seda proovida. Et sõltub jälle sellest eesmärgist, mis on su eesmärk, mis selle teksti eesmärk on, miks sa kirjutad, mida sa tahad, et see kasutaja teeks või see lugeja. Ja väga äge. Meil ongi aeg sealmaal, et kõigil on võimalus võtta need tühjad paberid ette ja hakata kirjutama. Aga kordame üle need nipid ka, mida sa rääkisid, et ma kõigepealt nii palju, kui mulle nüüd meelde jäi ja siis sa täienda, et mida sa veel, mis mul ütlevad. Esiteks, kõige tähtsam on see, kellele sa kirjutad, panna tema kingadesse ennast, elada tema maailma sisse, hingeliselt, tõsiselt, nii palju kui vähegi. Ja. Eesmärk, pidada silmas, et mõtle, mis on see eesmärk, siis oli see, et hakka kohe kirjutama, ära mõtle selle peale, et kirjandusõpetaja sul kuskil
kukla taga koputab, et kuule, kus on sissejuhatus, kus on see järgmine lõik, on ju, vaid pane lihtsalt kirja. Siis oli hommikul kirjutada, siis trenni teha, liikuda, tõsta see energia endal üles, on ju, siis järgida oma tujusid, et kui ei ole ikkagi üldse tuju kirjutada, siis ära pigista sealt midagi välja, on ju. Aga kui tuju on, siis kirjuta kõik tekstid ette ära, sest õnneks turunduses on võimalik ju kõike ajastada, on ju, et sa võid ju oma 3 kuu postitused kõik ära ajastada just selle tuju najal, mis sul tuli see kirjutamise tuju. Kas midagi jäi mul ütlemata? Ma ise pean hästi oluliseks seda, et sa ikkagi avad selle dokumendi, et sa teed selle kõige raskema sammu ära ja paned selle pealkirja sinna ära, nii nagu kirjandustunnis kirjutad selle kirjandi pealkirja ära ja siis annad ruumi natukene. Ja mida ma kasutan on veel, on sellised vahepealkirjad või pointsid, et mida ma tegelikult tahaks selle tekstiga öelda. Nii ma tahaks öelda seda, siis ma tahaks öelda seda ja siis seda. Ja siis nii-öelda jätan need tühjad kohad sinna vahele ja hakkan siis seda liha sinna luudele kasvatama, näiteks kui mul kohe ei tule midagi välja. Et see on ka hästi hea nipp ja selline keskkonnavahetus mõjub ka alati hästi, et see jäi praegu ütlemata, et väga mõjub. Mulle küll vähemalt, et see väga mõjub. Ja, väga äge. Aga viimane küsimus veel Piia poolt ka, et kuidas sa suhtud see sina ja mina ikkagi, meil jäi siin kripeldama natuke vist, et sina suure tähega või väikse tähega, et kas sina sõna on kirjutatud, kas rõhutatult suure tähega, mis sa sellest arvad? Ma ei ole eesti keele ekspert selles mõttes, et ja nii nagu ma ütlesin, ma soovitan ka ette koma panemata, kui sa ei taha panna seda ja sellepärast, et kirjutamata, et siis tegelikult, mis minu praktika on olnud see, et mingi periood oli see, kus ma kirjutasin sina suure tähega väga pikalt ja väga paljud ka turunduslikud tekstid minu arust olid sina suure tähega. Siis mindi tegelikult väga-väga üle sellele, et ikkagi sina kirjutame sina, eks. Ja ma nüüd olen tähele pannud, et kui see sina seal lauses suure tähega on, siis ma kuidagi takerdun selle suure tähe taha. Ehk siis vaata, ma ütlesin, et kuidas sa loed ja kas see nagu liigub, kas see on sujuv või miski takistab siin. Et ma olen tähele pannud, et see suur S kuidagi tõmbab korraks nagu pidurit. Et muidu oli küll mõnus soov ja voolav tekst, aga siis äkki kuidagi tekkis see sina sinna. Ja ma arvan, et lõpuks on see ikkagi tundeküsimus. Kui sa nagu mitte kuidagi ei taha seda väikest S-i kirjutada, siis ära kirjuta. Kui sa tunned, et sa tahad kasutada sina, see tundub natuke viisakam kuidagi, kui sa inimest ei tunne, siis kasuta nii. Aga mulle tundub, et kui sa tahad olla vahetum, siiram, otsesem, siis sa räägid tegelikult temaga nii, nagu sa räägiksid oma siin hea sõbraga. Ja, väga tore. Aitäh sulle, Kristina, ja mõnusat päeva sulle siis Tartus, et tõesti see, kas sul on kirjutamine, sa valmistad ette mingeid esinemise jaoks või mida sa... Ja. Mul on üks esinemine pühapäeval ja. Naudi seda, siis teised naudivad sealt, mis välja tuleb, on ju. See on ka üks asi, et kui me ise naudime seda protsessi, siis tegelikult see tulemus on ka nauditav teiste jaoks. Ja mingi trenni. Väga, mul tuli tegelikult mõte, et ma kutsuks tegelikult sind veel turundusampsule, et näidata mingeid harjutusi, kas sa saad meile näidata või? Et kui näiteks arvuti taga töötamine on või midagi siukest, et mis on need, nagu sa ütlesid, vaata, et enne kui sa siia laivi tulid kaasa tegid mingid asju. Et sa teed ülevit, on ju. Et see oleks ka lahe, ma arvan, üks amps meile vahelduseks digimaailmas, et siuke füüsiline liigutamine. Muidugi. Ja. Hea nädalavahetust ja nautige. Ja aitäh kõigile, kes olid ja mõnusat nädalavahetust tõesti kõigile.